Väga paljud värsked lapsevanemad tunnevad end oma lapse kasvatamise osas mõnevõrra ebakindlalt ning muretsevad, kas nende valikud on ikka õiged. Olukorda ei tee kuidagi lihtsamaks ümbritsevad inimesed, kellel on oma arvamus selle kohta, kuidas beebiga kõige õigem käituda oleks. Mis veel hullem, erinevate inimeste antud nõuanded võivad olla täiesti vastukäivad. On ju nähtud küll vanaemasid, kelle meelest juba vastsündinule viinerit peaks pakkuma, või neid, kes on veendunud, et juba pooleaastane laps on võimeline sihikindlalt jonnima. Stiina, Anne ja Reigo on külla tulnud perekeskuses Sina ja mina psühholoogile ja pereterapeudile Kadri Järv-Mändojale, et rääkida vanema ning lapse vahelisest lähedusest. Mis vanusest lapsed üldse hakkavad jonnima nii-öelda nutuga? No sõltub, mida sa jonniks pead. Mis sinu meelest on jonni? Ma ei tea, minul ei ole jonni või lapsi olnud veel. Aga sul on mingi ettekujutus, mis see jonni on? Kõik räägivad jonnist, et mis see sinu meelest? No ma kujutan ette, et see on mingi nõudmine, siis midagi laps soovib midagi, aga ja vanema järele nagu või midagi sihukest. Minu jaoks näiteks ei ole jonni olemas kui sellist, et ta manipuleerib, nagu paljud inimesed mõtlevad, et jonn on see, et laps hakkab manipuleerima ja sellist asja nagu ei ole olemas. Et nii nagu lapse nutt ja nii nagu lapse jonn, see on vajaduste väljendus. Ja tegelikult nii väike beebi, üldse beebid esimesel eluaastal, ta ei oska ju rääkida. Ja siis nad nutavad, nad väljendavad kõike oma neid emotsioone ja tundeid ja vajadusi, kõike väljendavad nutuga. Ta ei oska muud. Ka lapse suuremaks kasvades on tema nutt, jorisemine ja virisemine tegelikult tema vajaduste väljendus ning vanem ei peaks lapse sellist käitumist ebaharilikuks pidama. Kindlasti ei tohiks lasta beebil üksinda nutta. Mina ei poolda ka unekooli sellepärast, et uuringud näitavad, et see ikkagi üksi, kui laps jääb, see mõjutab tema ajus toimuvaid asju. Stressitase läheb hästi kõrgeks. Et kui laps nutab, siis võtta sülle ja ta vajab lähedust ja vahel ei olegi mingit sellist, et kõht on tühi või pepu märg, vaid lihtsalt on liiga palju emotsioone olnud. Mitte halbu emotsioone, aga head emotsioonid ja lihtsalt nutab siis sellepärast, et ta tahab natuke välja elada neid asju. Ja hoida süles ja lasta nutta. See võib paljudele olla üllatav, kuid last ei peaks üritama hirmsasti rahustada, vaid tal peaks laskma lihtsalt nutta. See kehtib nii beebide kui ka suuremate laste puhul ning on täiesti normaalne. Peaasi on olla ise rahulik, sest muidu ei suuda ka laps rahuneda. Kui vanem mingil momendil endast välja läheb, oleks hea, kui ta saaks lapse vahepeal mõnele lähedasele sülle anda, et ise rahuneda. See, kui palju laps nutab, on väga individuaalne. On lapsi, kelle ei esine selliseid otsese põhjuseta nutuhooge mitte kunagi. Vanemad meil, tema vanemad on siin öelnud, et helitatakse last ära ja et kui kogu aeg süles hoida ja et kanderinas kanda, et siis helitatakse laps ära, et mis nii-öelda nagu selle jutu kohta arvata või et mis sellega on? Beebit ei ole võimalik ära helitada. Tema on ju 9 kuud kõhu sees ja mõtle, kui ise siis äkki selline keskkonnamuutus on, et sa oled lihtsalt kuskil väljas. See ehmatab ja loomulik on, ta vajab lähedust, et areneda, et turvaliselt tunda ennast, et kiindumussuhet kujundada sinuga ja sinuga mõlemaga, et sellepärast süles olemine on hästi loomulik. Loodus on selle nii ette näinud, ära helitada ei saa. Muidugi ei tähenda see, et laps põhimõtteliselt ainult süles olema peakski. Kui ta end oma ette, näiteks voodis lamades hästi tunneb, ei ole mingit põhjust teda segada. Ka beebid tahavad vahepeal oma ette olla. Hea meetod beebi rahustamiseks, eriti just õhtusel ja öisel ajal on nahk-naha kontakt. Beebile tuleks selga jätta vaid mähe ning panna ta vastu ema või isa kõhtu. Beebi magamisase võiks olla vanematele võimalikult lähedal, kuid samas ei saa siin ka vanemad oma mugavust ohverdada. Magamisega on nii, et see on kõikide osapoolte otsus. Et on hea, kui beebi on kaisus ka magab ja näiteks päevaunes siis võib magada kaisus aga väga oluline on see, et mõlemad vanemad tunneksid ennast mugavalt. Et kui tekib see mure, et äkki ma keeran talle peale või kuidagi kitsas on või ebamugav ja ma ei maga välja, siis parem on see, kui beebi näiteks on kõrval voodis. Et kui ta nutab, saab panna talle käekõhu peale või silitada teda, siis ta rahuneb maha, et see on väga oluline. Suuremaks kasvades hakkavad beebid märkama ka seda, et kõik inimesed pole ühtmoodi tuttavad joomad. Psühholoog Kadri ütleb, et igal beebil võiks olla umbes 4 lähedasemat inimest. Miks ja millal lapsed üldse võõrastama hakkavad?
lapsed hakkavad võõrastama kuskil 7.–8. lugu, vahel mõned ka 6. lugu, nad hakkavad aru saama, et on emme ja issi. Ja siis on veel mingid inimesed. Ja siis veel mingid inimesed võivad olla võõristust tekitada. Senini nad nagu on vaadanud, et on inimesed ja on nagu tore. Et see on normaalne arengu osa. See ei pea olema midagi sellist, et peaks muretsema. Mõnel lapsel seda ka ei tule. Mõned lapsed kohanevad paremini ja saab ilma selleta. Kui beebi on jõudnud võõrastamise etappi, võiks ka tuttavatele seda selgitada ning hoiatada, et nad ei läheneks lapsele väga järsku. Kui beebi võõrastab mõnd perekonna jaoks lähedast inimest, võib võõristust leevendada aidata tihedam koos olemine. Ükskõik, mida väidab keegi teine, on oluline teada, et beebit pole võimalik kuidagi ära hellitada. Vastupidi, mida enam te koos olete, seda paremini see lapsele mõjub. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.